2026 ja arvestuse järgi oleks meil pidanud olema täna lohutustund 13, aga juhtus nii, et detsembrikuine lohutustund ebaõnnestus ja me võtame teema kordamisele. Taaskord ekraanil on lohutustunni reeglid, räägime ühekaupa, kasutame käetõstmise funktsiooni ja püüame püsida siis teemas. Ja tänane peateema on siis Jõhvi äripargi liiklusoht, aga enne seda teeks väga kiire siukse vaate 2025 aasta liiklusohtlikkuse statistika suunas. Ja mul on see lehekülg lahti võetud, ehk siis üle tüki aja on hea meel tõdeda, et Eestis on statistiliselt toimunud siis vähem avariisid, on inimesed saanud vähem viga ja ka vähem inimesi on hukkunud kui varasematel aastatel. Ja hetkeseisuga, mis ei ole lõplik statistika, kuna kehtib see 30 päeva reegel, siis on hukkunuid 44 ja aastal 2026 seisuga 8. jaanuar on ka juba vigastatud 2 inimest, hukkunuid siiamaani ei ole. Ja võiks natukene arutada ja panin ühe sellise küsimuse siia, et mis siis juhtus? Et kui me saaksime aru, et mis nüüd mõjutas seda pilti ja et siis oskaks ju tulevikus ka võib-olla neid samu asju teha. Või äkki on nii, et lihtsalt ongi nii, et aastad on erinevad ja seekord juhtus vähem. Et kas tahab keegi arvata midagi? Ma nägin ühte klippi, kus keegi politseinik vestles või rääkis seal, et nemad on mõnevõrra oma meetodeid muutnud. Aga ma nüüd täpselt ei mäleta, mis need nüansid seal olid. Üks oli vist seal kiiruse kontroll. Nad on seal muutnud oma seda metoodikat ja ka vist seal joobes juhtide teema oli vist üks. Ehk siis see järelevalve pool, et äkki sealt on midagi tulnud, aga jah, see on lihtsalt see üks Delfi uudisklipp, et täpsemalt ma ei oska kommenteerida. Mina arvan, et küsimus on lihtsalt väikese arvu juures. Kui me võtame kas või näiteks 24. aastal oli Tallinnas 6 mootorratturit ja 25. neid ei olnud. Ehk siis see number 6 või 0 on tegelikult väga suure muutusega. Aga tervikstatistikale muudab ta ka väga palju. Aga kas 24 mootorratturite 6 mootorratturi hukkumine oli juhus või ei olnud? Mina arvan, et pigem juhus. Et ma ei usu, et politsei metoodika muutus nii palju, nii kiiresti mõju avaldaks. Ma täitsa tõsieluliselt kuulsin aasta eelviimasel päeval Setomaal sükst lugu, et seal see küsimus ei olnud päris see, aga küsimus oli selles, et kas ja kui palju autoga sõidetakse, siis mehed ütlesid, et jah, et nad nüüd on nagu muutnud oma sõiduharjumusi, et enam nad ei käi poes alkoholi järel ükshaaval, vaid et nüüd käib nagu üks mees.
et nende läbisõit aastas on päris palju vähenenud ja et kuna tuli automaks, et siis enamikes külades pooled ehk see tähendas 2-3 meest ja 5 küla, et need kas müüsid oma auto ära või kandsid maha. Et võib-olla sealt nagu natukene, natuke irooniline on, aga võib-olla on tõetera sees, et maakondade kaupa niimoodi see statistika on nagu ta on. Harjumaal näitab kõige tumedamat, aga võib-olla mingi tõetera seal sees on, et inimesed lihtsalt sõitsidki vähem. Jah, see on huvitav, et võib-olla seda Transpordiametil on ka läbisõiduinfo ju, et võib-olla seda võiks ka vaadata ja võrrelda, aga tõepoolest 2 olulist asja, mis on välja tulnud, et politsei on muutnud oma järelevalve taktikat ja neil on seal paar päris head nagu sellist tehnikat, et ma ütleks, et jätkuvalt ei ole tegelikult meil liiklusjärelevalve väga nähtav ja käib ka tugev võitlus plekipolitsei vastu, kaamerate vastu. Aga need kaamerad, mis meil on olnud, need on olnud ja kopsikud väljas seisavad, teevad oma tööd. Ja teine asi tõesti, et automaks oli tegelikult suur muutus 2025 aasta ja siin võib olla teatud ja mitmes mõttes mõju, et ühelt poolt 2025 autode müük kukkus järsult, teisalt 2024 lõpus oli ta väga intensiivne ehk tehti ettemüüki või oste, kui kummalt poolt vaadata. Nii et siin see võib olla ka seotud sellega, et autopark võib-olla ka siis uuenes 2024 lõpus ja 2025 sõideti uuemate, paremate autodega ja uusi autosid võib-olla ka hoitakse natuke rohkem kui võrreldes sellega, kui sõita mingi vana rondiga. Nii et siin sellised 2 suurt teemat, et aga kui liiklusohutusest rääkides ikka kipub teema minema sellele, et meil ei ole raha, et teed ehitada, siis 2025 väga palju teed ei ehitatud, 2024 ka mitte, et Pärnu maanteel mingi 4-rajaline lõik valmis ja see on ka kõik, ehk et me ei saa öelda, et keskkonna muutuse mõju oleks siin kusagil selles statistikas. Seal nii palju võib olla, et kui remonti pole tehtud mõnda aega, iri läheb kehvemaks, tee seisukord läheb viletsamaks, siis lähevad ka võib-olla kiirused alla väiksematel teedel. Aga seda on jälle maru raske hinnata, et kui suur see mõju on. Samas vist selline taastusremondi või hoolde maht on ikkagi olnud suhteliselt sama, mis varasematel aastatel, pigem nagu tõmmati siin ju investeeringud täiesti nulli. Et praktiliselt uusi objekte ei avatud. See on selline poliitiline spinn, et raha tuleb jagada enne valimisi, eelkõige Riigikogu valimisi. Nii et seetõttu või teine asi, kui su reiting on nii allpool latti, kui üldse olla saab, siis hakatakse ka raha jagama, mis nüüd ilmselt on juhtunud, et riigieelarve sügavasse miinusesse ja on leidnud siis teedele ikkagi raha. Lisaks kaitse-eelarvele, millega muidugi seda eelarve miinust põhjendatakse. Tere, ma olen Taani. Tere Taani. Ja, et natuke jäin hiljaks, aga mõtlesin, ma seekord ikkagi võtaks osa. Ma tegelikult oleks võib-olla ka varem juba osa võtnud, aga ma ei käi seal Facebookis väga tihti, nii et juhtusin minema. Ja, aga tegelikult nüüd tulles selle teema juurde siin see slaidi peal, mul 2 asja, mis ma nagu tahaks küsida teie käest, tähelepanu juhtida, et see 2024
et noh, see on jälle niisugune spekulatsioon, et seoses selle automaksu tulekuga, et kui palju võis olla nende autoostjate seas neid, kes olid nii-öelda need esmased load saanud või esmakordselt auto ostsid, et ja kas siis selles õnnetuste statistikas oli suurem osakaal näiteks nendel, kes nii-öelda alustasid oma teed autojuhina. Ja teine asi, mis ma nagu vaatan, et see liiklusõnnetuste liik, et kas selle kohta on infot, et kas ja kuidas see nagu aastate jooksul see jaotus nagu nende liikide lõikes on muutunud. Et kas on näiteks jalakäijatega õnnetuste arv nagu protsentuaalselt suurenenud, vähenenud või kas seal üldse mingid muutusid selles jaotuses nagu on, et kas on mingi tendents tekkinud, et Jaa, väga see head oleks nagu huvitav. küsimused, väga head Seda me küsimused. oleme natukene vaadanud praegu selle Kauri Ilvesega, analüütik, kes kahjuks täna osaleda ei saanud, aga ma kutsusin teda küll. Ja ma arvan, et ta vaatab meie selle asja pärast YouTube'ist järgi ja täiendab meid. Ehk et me oleme teinud nagu viimase 10 aasta avaandmete põhjal selliseid analüüse küll, et mis on juhtunud nendes sektorites. Nii et selles mõttes me Danieli küsimustele ilmselt saame mingiks järgmises tunnis juba detailsemalt rääkida. See oleks väga, väga vahva, jah. Jah, sest võib-olla on see need õnnetuste kes õnnetuste satuvad, et nende nii-öelda liigi nii-öelda iseloom võib olla muutunud, et seda rahast, siin oli juttu, et võib-olla seda raha läheb lihtsalt valesse kohta, et võib-olla mingid teised murekohad on, mis tuleb lahendada, et võib-olla ei pea neid nende autosid ainult silmast pidama, vaid ka kõiki muid liiklejaid ikkagi ja võib-olla mingi teine koht, kuhu on vaja natuke rohkem siis raha paigutada, et need lahendused saaksid, ma ütlen, see raha ei ole muidugi see, mis määrab selle ohutuse minu arvates, et ikkagi saab vähe ka teha, aga vähe saab ka hästi teha. Minu meelest avaandmetes oli vist olemas peale selle, et on vanuseliigitus, tähendab pensionärid, peaks olema ka need noored rohelised esimese 2 aasta sõitjad eristatud igal õnnetusel. Nii et seda me saame... Jah. Samas on ka ju statistika nii-öelda esmase juhiloa kohta, et kui palju neid on jagatud. Nii et seda saab ka vaadata. Aga kui ma siin filtreerisin... Jah. Ja ma lõpetan ära siis, et kellel olid võib-olla load, aga polnud autot ostnud, mõtles, et aga nüüd on see hetk, vaata, et see oli see nii-öelda initsiaator, et tuleb võib-olla see maks, et ostan ära ikkagi, et load mul on ju aastaid olnud, aga sõitnud tegelikult pole, praktika võib-olla väike, aga see on kõik niisugune see ei tule kuskilt välja. See ei tule kuskilt välja. Me saame ainult heal juhul kätte selle, et kaua tal load olnud. Ja, aga see ongi niisugune nagu mõnes mõttes nagu mingi vandenõu teooria, et seda peab kontrollima. Võib-olla on õige see hüpotees, võib-olla mitte, vaata, aga jah. Aga kui nüüd ma filtreerisin välja jalakäijate avariid või jalakäijad, kus on osalenud, tõenäoliselt on neile siis otsa sõidetud, siis siin on päris selline märkimisväärne kukkumine, et kui muidu on enam-vähem sama number olnud aastate lõikes, siis jah, selline kukkumine. Aga jah, et see kukkumine on toimunud ilmselt ikkagi kõikide avariiliikide lõikes ja pange tähele, mina kasutan sõna avarii, sõltumata sellest, mis ekraani peal on kirjutatud, sest see on Transpordiameti statistika. Siis võib-olla jah, siin kui vaatame kokkupõrkeid, siis ei ole see pilt nii ühesuunaline. Muu õnnetus... Siin on hoopiski ka mingi väikene selline lokaalne kasv ja ühe sõiduki avarii. Nende osas on toimunud siis ka kukkumine, et võib-olla see 2 kõige suuremat nii-öelda kukkumist on olnud ühe sõiduki avariid ja jalakäijaga seotud. Aga Rolandil on käsi püsti. Ja üks asi veel, et siin Tallinn ja teised linnad ka on vähendanud seda piirkiirust, et ilmselt sellel on ka mingi mõju. Tallinna statistika oli kindlasti, et seal oli avariide vähenemine.
ja. Teiste linnade kohta praegu ei tea, aga see oli välja toodud Delfis isegi vist kuskil keegi kirjutas mingi analüüsi. Jah, ja see on hea märkus ja selgelt nagu kiirusel on oma roll, et on positiivseid arenguid olnud eelkõige siis asulates või suuremates linnades, et miks on ka pilt paremaks läinud, aga võib-olla ma jätaks selle viimaseks mõtteks selles teemas, et me oleme ka varem näinud seda, et ei liigu asjad alati nagu ühes suunas ja mingil hetkel tekib selline nagu mugavustsoon või tundub, et meil on ju järjest läinud asjad paremaks. Ja siis tundub, et nüüd ei ole vaja mitte midagi teha ja tegelikult ohtu ei ole. Me laseme ennast kuidagi lõdvaks. Ja nüüd, kui siin on mitu aastat järjest selgelt läinud nagu kõver ülespoole, siis see on muutnud selle teema nii-öelda aktuaalseks ja sellest on palju räägitud. Et nõrkemiseni igasuguseid saateid ja artikleid ja uudiseid, et sellest asjast räägitakse, et see on oluline, see tegelikult ka avaldab mõju ja inimesed võib-olla siis natukene hakkavad ettevaatlikumalt liiklema, aga see tähendab seda, et kui asjad kulgevad nii-öelda jälle positiivses suunas, siis on oht, et me muutume jälle laisaks ja käivad ikkagi mingid tsüklid. Pikas perspektiivis ikkagi töötame selle nimel, et me sinna nulli jõuame või nulli lähedale. Päris null ilmselt ikkagi jätkuvalt ei ole meie liiklussüsteemis reaalne, aga nii-öelda visioonina on ta igati adekvaatne. Aga kuna ma peaaegu siin pool tundi, 20 minutit sel teemal rääkinud, siis läheks tänase peateema juurde. Ehk siis ohtlikud planeeringud ja konkreetne objekt, mida tahaks natukene lahata ja sissejuhatuseks teemasse käiks veel üle, et meil on olemas liiklusseaduses selline huvitav paragrahv ja lõige, mis ütleb, et planeeringute koostamisel ja kehtestamisel peab kohalik omavalitsus tagama liiklusohutuse nõuete järgimise. Ja sel teemal ma kunagi ka kirjutasin, et selline huvitav säte on olemas. Ja eelmisel aastal, kui oli planeerijate suur juubelikonverents Tartus ja ma käisin tänavagiidi meeskonna liikmena siis teedeinsenerina rääkimas tänavagiidis, siis ma ka näitasin seda teksti ja küsisin saalis olijate käest, et kas keegi nagu teab, et kus selline tekst võiks kirjas olla. Ja selgus, et mitte keegi siis eeldatavalt planeerimisprofessionaalidest ei teadnud, kus selline lause kirjas on. Ja üks Tartu planeerija pakkus, et see võiks olla planeerimisseaduses, millega ma nõustusin selles mõttes, et see oleks nagu loogiline, aga ei, see on kirjas liiklusseaduses. Ja kuna ta on liiklusseaduses ja liiklusseadust igapäevaselt ei loeta, sellepärast kui load on kätte saadud ja ega siis ka koolis ei loeta mitte seadust, vaid õpitakse õpikust ja tuubitakse teste ja nii edasi, need reeglid, et siis ilmselt ei ole ka sellist testküsimust planeeringute kohta, et inimesed ei tea sellist asja. Aga mis on probleem, et sellel sättel puudub igasugune kvalitatiivne sisu ja tagajärg. Ja seetõttu meil on selliseid ohtlikke näiteid, kus planeeritakse liiklusohte. 2021 ma kirjutasin Kilingi-Nõmme Olerexi näitel, kuidas on planeeritud riigimaanteele, põhimaanteele number 6 oht. Ja eelmisel aastal õnnestus meil Rolandiga siis Transpordiametile teha ühte eskiisi, mis
mis on seotud siis Uikala ristmikuga Tallinna-Narva maanteel Jõhvi linna möödasõiduteel. Ja see eskiis oli meil üsna kõva pähkel. Ja kui nüüd see lõpuks sai siis üle antud, siis me otsustasime sellest teha ka artikli, sellise kokkuvõtte. Ja me võiks koos selle läbi vaadata ja siis analüüsida ka neid erinevaid variante, võimalusi, kuidas seda ohtu siis likvideerida. Ehk siis siin artiklis on sellist taustinformatsiooni, aga kui me räägime Jõhvist, Jõhvi linnast, siis veel 100 aastat tagasi oli Jõhvi selline väikene raudtee peaaegu et teivasjaam. Linna kui sellist väga ei olnud, kuid siis nõukaajal, kui kogu see piirkond nii-öelda tööstus arenes, siis ka tehti Jõhvi linnale generaalplaan, ehitati, jagati siia elamukrunte ja tuli tööstust ja kõike ja arenes see ümber raudteejaama ja ehitati ka siis maantee Jõhvi linnast mööda, ehk seesama Jõhvi möödasõit põhja poolt on seal juba kuskil 1970. aastast umbes täpselt sellisel kujul olnud. Ja siin on ka siis Uikala ristmik. Ja nõukaajal hoiti kenasti see linna kasv siia lõunasuunale ja sellest nii-öelda möödasõiduteest põhja poole midagi ei ehitatud. Kuid 2011 kehtestati esimene detailplaneering nimega Jõhvi äripark, siis selle möödasõidutee põhjaküljele ja tasapisi on hakatud siis siia selliseid äri- või tootmisobjekte rajama. Ja miks nüüd see asi muutus nagu aktuaalseks on sellepärast, et siia kavandati nüüd ka selline vähe suurem ja avalikkusele huvi pakkuv objekt, nimelt siis filmilinnak, mida siia hetkel ehitatakse. Ja kui me selle töö endale ette saime, nimelt siis kohalikul omavalitsusel mure, et oht on, et inimesed ei saa ohutult üle tee, üle maantee. Ja kui varasemalt oli siin lõiguti erinevad kiiruspiirangud, oli 70, oli 90, siis tuleb kiita Transpordiametit selles osas, et nad on kehtestanud siia ristmiku piirkonda kiiruspiirangu 50, selleks, et siis kaitsta just võimalikke jalakäijaid ja rattureid, kes siin üle maantee liiguvad Jõhvi linnast siis nendele objektidele, mis siia rajatud on. Ja on linna poolt tehtud ka siis jalg- ja rattatee, mis lõpeb keset siin ristmikul ja jätkub teisel pool, kuid nii-öelda mingit ohutut ristmiku ületamise viisi ei ole. Ja meile eskiisi ülesandeks oli siis lahendada eritasandiline riste see ristmiku piirkonnas, arvestades ka Skepast ja Puhkimi poolt koostatud perspektiivse 4-rajalise maantee lahendust. Ja see oli üks paras pähkel. Aga jah, et see pilt täna on selline, siia on siis pandud ka seesama plekipolitseinik, selleks, et seda 50 kilomeetri kiiruspiirangut jõustada, sest see maanteekeskkond iseenesest mitte kuidagi nagu ei toeta seda 50-st kiiruspiirangut, et seetõttu on vajalik järelevalve ja Roland saab kommenteerida. Ja ma ainult nii palju lisaks veel sellele kaamerale, et Transpordiameti andmetel seesama, mis sa just ütlesid, et keskkond on teine ja ei toeta, et see pidi olema väga hea tootlusega kaamera, et ta ei ole ilmselt ka 100%
nii-öelda võluvits, et kõik juhid tingimata O maha võtavad seal selle uikala ristmiku juures, et see on hea, et ta seal on, aga ei anna 100% garantiid, et mitte midagi ei juhtu. Jah, just nimelt, et see on see häda, et kaamera ega märk ei sunni ohutut kiirust siis juhi poolt rakendama, nii et oht jalakäijatele on jätkuvalt olemas, nii et midagi ikkagi on vaja ka füüsiliselt teha. Ja enne kui jõuame sinna lõpplahenduseni, siis võiks natukene sobrada nendes eskiisides, mis me siin tegime, et kui me Rolandiga siin nuputama hakkasime, vaatasime otsa, siis oli siin igasuguseid mõtteid, et vaatasime ka puhtalt nii-öelda samatasandilisi, sest see eritasandi lahendus ja neid ka vaatame, need kõik on niivõrd kallid ja ebamõistlikud, et jah, neid ilmselt realiseerima ei ole mõtet hakata ja ebamõistlikuks tegi tegelikult seesama eelprojekti lahendus, 4-rajalise perspektiivse tee lahendus, mis näeb ette maantee tõstmist. Oli vist niipidi või vabandust, allapoole viimist ikka. Nad viisid natukene allapoole. Ja. Et me peame arvestama siis viadukti tegemisel nii olemasoleva teekõrgusega kui ka siis perspektiivsega, ehk et peaks tegema viadukti kõrgemale, kui tegelikult vaja oleks, nii et aga sinna jõuame. Siin üks mõte oli, et paneme see ringristmiku, et kuna seda maanteed niipea ümber ei ehitata ja me teame, et ringristmik ikkagi on selles mõttes kõige tõhusam, et sa oled sunnitud kiiruse maha võtma ja see garanteeriks selle, et siis sõidukite kiirus siin konfliktis jalakäijate ratturitega oleks ikkagi selline, et ei ole nii-öelda fataalset riski. See mõte väga ei sobinud, siis sai pakutud nihutatud ristmikega lahendust, kuna sellel samal lõigul on siin neid Jõhvi suunalt tulevaid tänavaid on päris mitu, et tegelikult siis maanteel võiks neid ja tulevikus nagunii see eelprojekt näeb ka ette, et need suletakse, et siia tuleb üks nagu sõlm, siis juba nii-öelda ette võiks mõelda, et mõne ristmiku kinni panna ja selline nihutatud harudega ristmik on jällegi oluliselt vähem konfliktsem. Siin see tee ületus oleks võimalikult lühike, et sai ka sellist asja pakutud. Siis sai mõeldud, et vaadates kõiki neid erinevaid liikumissuundi, mis siin jalakäijatel on, et panna nii-öelda üks alt läbikäigu sild, ei tahaks nimetada seda tunneliks, nii-öelda keset küla või linna, et oleks nii-öelda loogilised liikumissuunad jalakäijatele ja arvestades seda nüüd uut kõige suuremat nagu tõmmet siia, et siis oleks ta loogilise tee peal ja et sellisel juhul see alt läbikäigu sild ei mõjutaks ka seda tulevikus ehitatavat sõlme siin, kus viadukt peaks üle minema, et ka see mõte hästi ei lennanud, sai ka siia pakutud siis teistpidi variant, et lähme sillaga üle ja sai ka siis joonistatud eskiis, et kuidas võiks selle sõlme tervikuna nagu lahendada mõistlikumad, nii et ta oleks rohkem seda maakasutust teenindav ja toimiks siin ka näiteks ühistransport, bussipeatused, nii edasi. Et sai skitsitud ka selline ruutristmik, et natukene, kuna tegemist on väga suure sellise laia alaga, et võib-olla siis ka veel natuke rohkem seda kiirust siin alla võtta. Et erinevaid selliseid mõtteid oli. Ma ei tea, Roland, tahad sa siia vahele neid veel kommenteerida, et kuidas see diskussioon meil seal kulges? Neid, sa näitasid praegult
suure osa nendest põhivariantidest ära. Meil oli veel, ma ei tea, kas ma jagan korraks enda ekraani või... Tead, mul on lahti kõik need PDF-id ka nii-öelda need lõpuks nii-öelda tehniliselt ka läbi joonistatud variandid, et noh, ringristmiku vist päris ei joonistanudki nii-öelda tehniliselt läbi. Tegelikult on see ka. Okei. See oli ka, nad on seal alternatiivsete lahenduste all, seal ringristmik oli joonistatud visardiga, selle tsiviili visardiga, aga jah, seal olid vaata esitamiseks. Alternatiivsed. Jah, seal... Ringristmik on olemas, jah. No, ta ei olnud mul ära laadinud seda. Okei, on olemas. Jah. Et noh, seal oli ju veel selles mõttes, ma ei tea, kuidas neid nimetades, protseduurilisi hädasid, et tegelikkuses oli ka ju eelarve ees, et raha sisuliselt ei olnud nende asjade tegemiseks ja tunneliga oli see häda, et seda ei saanud tehnilistel põhjustel teha, et seal all jooksevad gaasitrassid ja siis ka veerežiim on selline, et mis oleks tähendanud siis aegade lõpuni jälle seal pumpamist ja igate pidi keeruline, jah. Või siis teine asi, et noh, maantee tõstmist, noh, mida me pakkusimegi nagu selles alternatiivses kohas, et aga kui siin tahetakse tulevikus viadukti üle teha, siis siin maantee tõstmine nagu ei sobi, jah. Ja noh, kui nende viaduktide või siis eritasandiliste ristmike asukoht oli ka üsna nagu täpselt ette antud ja noh, seal omakorda veel hädad, et kui me teeme selle viadukti üle põhimaantee, samal ajal säilib ka see nii-öelda sõiduteeühendus, siis inimesi mitte miski nagu ei takista sealt alt minemast, et peaksid hakkama ronima 7 meetri kõrgusele. Et need teepikkused ja need ebamugavused, et inimene ilmselt ikkagi oleks sealt alt üle läinud. No siin on mitu varianti kokku pandud, mis me siis läbi joonistasime kõik. No siin on näha tegelikult see Skepast Puhkimi eelprojekti niinimetatud sõlmeskeem. Millega me pidime siis arvestama, et millest võiks omaette rääkida üldse nendest eritasandiliste liiklussõlmede lahendustest, mida Eestis tehakse. Ja mis tahaksid nagu kõvasti kriitikat, siis ma loodan, et seda siin sellisel kujul kunagi realiseerima ei hakata, aga siin on võib-olla näha siis need erinevad jalakäijate ja ratturite viadukti asukohad, mida me mõtlesime 1, 2, 3, kuna lähteülesanne oli see, et see peab olema eritasandil riste nagu ristmiku juures. No, nii me siis proovisime teha, aga ükski neist ei ole tegelikult väga jätkusuutlik. Jah, ja seal keskel... On vahe küsimus, et ükskõik kas Raul või Roland, kas te olete valmis seda sama mu tudengitele sellel semestril näitisena ette mängima? No, me praegu salvestame, nii et tudengid saavad lohutustundi ka järgi vaadata, aga kindlasti oleks siin nii-öelda õppematerjali, jah. Ja ma nii palju tahtsin veel lisada, et seal see keskmine ala, seal on kavandatud siis see parkla ja puhkekoht rekadele. Et jah, see osa, et mis oli ka veel nii-öelda tegi selle asja keeruliseks, et kuidas need ühendused seal tagada ja kuidas jalakäijate juurdepääs sinna tekitada ja nii edasi, et sinna ongi kirjutatud jah, et võimaliku trepi nägime sinna ette, et saaks ülevalt alla tulla teist poole minna. Aga lõpuks jah, seal oli ka nii-öelda see eelistatud variant, millele hakati põhiprojekti tegema, oli siis kanaliseeritud jalgtee nihutatud arudega. Oota, mis ta nimetus? Vabandust, ma lugesin praegu maha nüüd selle. See on see lahendus, eks ole. Põhimõtteliselt jah, see on seal üks nii-öelda eskiis, see on joonistatud ka põhjalikumaks, on seal esitamiseks kaustas, aga... Siin on ta
kohe otsime üles. Aga põhimõtteliselt sama, ega seal midagi suuri muudatusi ei ole. Kanaliseeritud, siin oli jalga Selle- nihutatud. Nihutatud harudega on selle nimetus. Nihutatud harudega asendiplaan. See Põhimõtteliselt jah, see vist jah. oli see. Et seal oli ka see nüüd alumine ots läheb kokku Skepast ja Puhkimi selle sõlme T-osaga. Et saab nagu ära kasutada tulevikus juhul, kui nagu peaks tulema, et siis selle alumise T saab ära kasutada. jah, et ei lähe päris raisku. Jah, No, ega ta nüüd kõige ilusam ei ole, aga ei ole. aga eesmärk on siin ohutus ja siis selle nihutatud harudega kaob ära see, et siit nii-öelda Uikala ristmikus saaks risti üle sõita, et seda liiklust on lihtsalt tulnud nii palju juurde, et noh, mida võib-olla selles mõttes öelda, et see tänane keskkond, mis seal on, ega siis see tee ei ole kunagi olnud ohutu. Ta on kogu aeg selline olnud, lihtsalt see oht ilmnes nüüd tänu sellele, et planeeriti see äripark põhja poole ringteest või möödasõiduteest ja inimesed hakkasid liikuma nii jalgsi kui autodega siis risti üle selle maantee. Ja sellest nii-öelda tuleneb või avaldub see tegelik ohtlikkus. Ja siin ongi küsimus, et kui nüüd selliseid planeeringuid tehakse, siis esimene asi, mida peaks nagu kaaluma, et kuhu üldse on mõistlik midagi teha, sest meil Eestimaal on maad küll ja ei ole mingisugust sundust teha sellisesse ohtlikusse kohta mingit aktiivset maakasutust, millel on tagajärg. Ja noh, mis ma siin proovisin nagu rehkendada, et kui me mõtleme kas või seda, et nüüd see maantee on tehtud kiire liikumise jaoks ja ta ühendab suuremaid linnu, maakonnakeskuseid, sadamaid, piiripunkte. Okei, täna meil on Narvas saab ainult jalgsi üle piiri ja parem oleks, kui üldse üle ei saaks, aga ikkagi nii-öelda ka siseriiklikult on tegemist väga tähtsa maanteega, kus ikkagi ootus on, et saab maanteekiirusel liikuda, vähemalt siis selle baaskiiruspiiranguga. Ja et kui me nüüd arvutame ja mitte sellepärast, et panna sellist nii-öelda majanduslikku kriteeriumi ohutusega samale kaalukausile, vaid sellepärast, et näidata, et kuivõrd rumal nagu selline planeerimine on, et siis puhtalt nagu lisakulu tee kasutajale ajakaost siit 90 pealt 50 peale tulles on 3,3 miljonit ja see on hästi tagasihoidlike numbritega nagu rehkendatud 50 eurot miinimumpalk pluss tööandja maksud. Noh, meil ikkagi need inimese ajakulu on või maksumus on ikkagi kõrgem keskeltläbi ja siin ei arvesta nii-öelda ka logistilisi kulusid nii edasi. Ja nüüd selleks, et nii-öelda seda tagasi keerata, et siit 50 pealt saada 90-le, peab tegema tohutuid kulutusi ehk et selleks, et ehitada siia viaduktid, ma ei tea, Roland, kas sa kalkuleerisid ka mingisuguseid hindasid? Jaa, meil on üks sekund, ma kohe otsin üles, olid kululoendid tehtud. Kohe ütlen. Ma küsin vahele, et kui see äripark planeeringuna kinnitati, kas Maanteeamet tollal kooskõlastas, kellele saab sellele kooskõlastaja nime lipiku juurde panna? Kindlasti kooskõlastas, aga siin on see probleem, et Maanteeamet või ka siis tänane Transpordiamet on kooskõlastaja ja tema nii-öelda jõujoon lõpeb kaitsevööndiga 50 meetrit. Transpordiamet ei saa öelda, et kuule, siia ei planeeri. Aga jah, saab muidugi seada tingimusi ja selles mõttes
jah, võiks ju hakata ikkagi jõulisemalt nõudma nii-öelda liiklusoohutusele avalduva mõju hindamist ja siis ka nii-öelda planeeringus nende mõjude leevendamisega arvestamist, et noh, põhimõtteliselt ütlesin, et 2011, siis kes oli 2011 see võtmepersoon, kes sellele pitsati alla pani? Ma arvan, et see ei ole siinkohal oluline, et ma ei arva. Et me ei otsi siin selles mõttes seda patuoinast, kes kooskõlastas. Ma arvan, et kooskõlastus on kindlasti terve rida igasuguseid tingimusi, aga planeerimisega tegelevad kohalikud omavalitsused ja kohalikud omavalitsused peaksid nagu selle vastutuse endale saama, kui nad planeeringu kehtestavad. Ainult, et see vastutus ilmneb läbi Transpordiamet tehtud soovituse või ettekirjutuse, et juhinduge sellest ja te peate seda tagama. Transpordiamet peaks siin olema meelde tuletaja, et poisid, et siin on liiklusseaduse paragrahv ja te järgige ka seda. Need hinnad olid seal vist 1,8 miljonit ja 1,3 miljonit või midagi. Jah, 1,3. See 1,3 on see niutatud harud, et see on puhtalt sama tasandi lahendus, eks ole. Sama tasandi lahendus oli 500 miljonit. Sorry. See on sama tasandil lahendus, kalkulatsioon 500 miljonit, jah, ja eritasandiline, see on jalgtee sild läänes, on siis 1,3. No jaa, kui nii väikse rahaga saab. Käibemaksud on valed seal. Jah, et kui palju peaks tegelikult kulutusi nüüd ühiskond tegema selleks, et üks maaomanik saaks oma maa nii-öelda pealt teenida, et on nagu suht jabur. Et kui me ikkagi kaarti vaatame, siis Jõhvi juures on nagu seda maad nii linna sees kui ka Ahtme pool, eks ole. Meil on siin vangla muidugi, vanglad ehitatakse meil Eestis traditsiooniliselt Sohu. Siin ta on, eks ole. Huvitav, et seda vanglat ei pandud siia äriparki. Aga et siin selles mõttes seda linna nii-öelda kasvuruumi on. Ja kui me mõtleme näiteks, et siin Ida-Virus on ka sellised mahajäetud linnad, et kus põhimõtteliselt oleks nagu infrastruktuur, isegi tänavad on olemas, mis sobiks kas või filmitööstuse jaoks sellise Wild Westi nii-öelda filmide tegemiseks, siis jumal küll, neid kohti, kuhu arendada, kasutades võimalikult hästi olemasolevat infrastruktuuri ja mitte luues ohte, on nagu tohutult, aga millegipärast me nagu ikkagi teeme selliseid imelikke otsuseid ja paneme selle maakasutuse sinna, kuhu ta ei peaks üldse sattuma. Et selle artikli ja selle tänase nii-öelda lohutustunni kõige nagu peamine mõte on üleskutse kohalikele omavalitsustele nagu mõelda oma üldplaneeringutes, et kus on mõistlik ehitada. Daniel. Jaa, 2 asja jälle. Mul kõik asjad käivad 2 kaupa vist, aga esiteks ma selle info annan kodus edasi. Mitte mina ei oleks pidanud seda vaatama, vaid Liisi oleks pidanud vaatama seda tänast saadet nii-öelda, aga ma nüüd natuke valan seda õli tulla, et see sama kalkulatsioon, mis näitab seda kulu nüüd on ju, mis tekib sellest tee kasutusest on ju, sõltuvalt kiiruse piirangust, et seda võib ka teistpidi nagu jällegi kasutada, et võtame näiteks 10 aasta perspektiivis, see on umbes 32 miljonit on ju, 33 miljonit eurot. Selle raha eest me ehitame selle tee ringi, on ju, niimoodi, et see park sinna tuleb teisele poole. Me võtame, et 10 aasta pärast on see investeering tasunud, kuna me saame edaspidi sealt sõita näiteks 90 kilomeetrit tunnis. Ehitame need eri tasandid 33 miljoni eest. Just kui oleksime teinud väga õige otsuse,
on ju, ja see park tuleb ka veel sinna, kuhu on soovitud, pakub kohalikele tööd ja tegemist ja sissetulekut, on ju, vallal ka tore, vald areneb. Et aga noh, kui te saate aru, siis see on, nagu enne selgitasite, on ju, see on tegelikult ju rumalus, vaata, on ju. Ma näiliselt justkui võidan, ma teen tegelikult kulutuse, mida ei peaks seal üldse tegema, on ju. Just. Ja. Kõigepealt me kaotame selleks, et siis võita. Jah, just. Et see on nagu, sa võid niimoodi nagu nii-öelda musta-valgeks rääkida, vaata, ja mõnel see mõtteviis võibki olla nagu täiesti selline. Ja see oli teine mõte ka või? Palun korrata, ma ei kuulnud. Daniel, sa ütlesid, et sul oli 2 mõtet, et see või need olidki 2? Ja need olidki need 2 jah, et see teine mõte on see, et ma kindlasti teen selle kontrollküsimusega siin kodus ära ja et kust see nii-öelda tuleb see paragrahv, on ju, ja siis ma mainin ka seda, et ma ei tea, kas see järgi vaatamine tuleb ka, eks ole, et siis saab vaadata järgi, et YouTube'i läheb üles, jah. Ja, okei, no väga tore. Mul on nagu see küsimus, et kas siingi on seos mingisuguste eurorahade kasutamisega, et kui raha antakse, siis tuleb see ära kasutada? Euroraha kasutatakse sellesama filmilinnaku ehitamisel, jah. See on kõvasti toetatud selle õiglase ülemineku rahastust ja filmilinnak ise maksab mingi kena, vist oli 16 miljonit või? Ja ristmiku puhul samamoodi, et vald taotles toetust selle ülepääsu tegemiseks või selle viadukti tegemiseks, aga seal oligi see algne, see meie rahaline error, et neil oli vist see summa, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli vist 200 000, millega nad said seal opereerida, aga kuna need viaduktid läksid seal 6 korda kallimaks, 1,5 ja 1,8, siis ei saanud neid eritasandilisi lahendusi selle raha eest kätte, siis mindi selle sama tasandilise peale. Oli lausa 200 000, ise mäletasin, et natuke äkki oli rohkem, aga... Mul on meeles siuke number, aga ma võin ka eksida, natuke on juba aega mööda läinud. Jah, nii on. Aga Allar, sul oli ka vahepeal käsi püsti. Jah, oli küll, et ma vaatan praegult ka Google Maps'i zoomin sisse ja jälle mõtlen, et see arendus, mis sinna tehtud on, et kas on arendus ebaloogilises kohas või teine asi, et on Kukruse Jõhvi 2+2, kus on ka koguja teed, et huvitav, et miks seda arendust nagu sinna ei tehtud, et kas see on ärihuvid või ja teine tegelikult küsimus on, et miks see Kukruse Jõhvi on Kukruse Jõhvi, mitte 5,9 kilomeetrit pikem 2+2, mis oleks selle kuni vanglani siis välja läinud ja selle olukorra ära lahendanud, et ega see prügila tee ots oli ju siis olemas, kui seda Kukruse Jõhvit ehitati ja tehti ka siis avariisid. Et tegelikult ju lahendakski see, et kui 2+2 oleks olemas, üks eritasand, kust rahvas saaks läbi ja kogu lugu, täna ei ole seda ilmselgelt mõtet teha, et kui just ei saa Narva ja silla raha lammutamisest mingit dotatsiooni, on ju. Aga nagu, et omal ajal ma mõtlen nagu, kas keegi teab ajalugu, miks ei tehtud seda, miks see Kukruse Jõhvi oli, miks ei olnud Kukruse kuni siis, ma ei oska öelda, mis see on, aga kuni sinna vanglani, et miks seda lõiku ei tehtud, tunduks nagu loogiline, et kui vaatad seda Kukruse Jõhvit, siis tehti 2+2 põllu peale, kus ei ole mitte midagi, kus ei ole tegelikult nagu üldse 2+2 vaja. Et kas perspektiiv võis olla, et siis selle äärde hakkab midagi tekkima, aga samas kogu see Jõhvi äär jäeti tegemata, et kas siis pidid avanema mingid teised rahakraanid või kuidagi tundub nagu niimoodi vaadates väga-väga ebaloogiline. Oi jaa, sellest võiks pikalt rääkida. Et tegemist on jah, mina olin Maanteeametis veel, kui seda
kogu seda Kukruse jõhvit planeeriti ja projekteeriti ja oli tõesti erinevaid mõtteid. Ka seda, et maantee viia üldse Kukrusest mööda siit põhja poolt, teha nii-öelda uus selline möödasõit, aga sellised nii-öelda formaaljuriidilised igasugused nüansid oli siin isegi mingil hetkel mingi ametnik hakkas plõksima, et isegi kogujateid ei saa panna sinna projekti, et need ei ole abikõlbulikud ja nii edasi. Noh, õnneks ikkagi lõpuks siis, või ma ei tea, õnneks, no see ei ole nüüd maailma parim projekt, mis siia tehti kindlasti, aga oli siis surve ikkagi, et teha see olemasolevas kohas maantee enam-vähem. Ainuke, mis on siis, eks ole, see Kukruse asumist tehti siis see uus maanteelõik mööda, kusjuures siin on alt kaevatud maad, oli päris palju võimlemist selle geoloogiaga siin, et kuidas seda teha odavalt, sest keegi ei tahtnud hakata seda alt täitma. Et siin on arvestatud teatud nii-öelda langatusriskiga sellel lõigul, mis võib esineda. On kasutatud siis dekonstruktsioonis tekstiile, et kui mingi langatus on, et siis see ei toimi nii-öelda järsult, et on sul keset teed auk, vaid tekivad vajumid. Ja need sõlmed on ka sellised naljakad, mida ilmselt igal pool ei näe. Võib-olla see kõige häirivam on see Jõhvi sõlm, kus on 2 viadukti kõrvuti ja jällegi siin oli see tanklate kompleks, mis tegi selle asja keeruliseks, sest jällegi oli vaja ju tagada ettevõtlusele juurdepääsud. Et see oli üks paras kemüüse ja kujutate ette, et siis oli veel üks Itaalia ekspert, kes tegi ekspertiisi sellele projektile. Tema ei osanud midagi muud tarka välja pakkuda, kui et tegelikult et see Jõhvi sõlm peaks olema 300-meetrise läbimõõduga ringristmik. Et siis me pidime käima Brüsselis tõestamas, et siin kui Itaalias võib-olla kuskil seal selline asi võiks isegi toimida, siis meil on kogemus Jüri Munast ja me teame, et need sellised suured ringid, kus on suured kiirused, et need meie oludes ikkagi ei toimi, on ohtlikud. Nii et kuidagi sai see ära laveeritud ja siis tükk aega hoiti tegelikult veel euroraha kinni. See sattus olema 1994. aastal, kui siis tuli lõpuks, mäletate, oli Euroopa Liiduga liitumise hääletus ja tuli kodanik Verhoigen Eestisse tegema kampaaniat ja käis ta siis Jõhvis teerulliga sõitmas ja ütlemas, et Kukruse Jõhvi projekt saab raha. Et hästi lühidalt ajaloost, kuidas tekkis Kukruse Jõhvi. Et see oli siis selleks, et eestlased ikkagi hääletaks liitumise poolt ja selle kamara jura peale mina hääletasin vastu, aga ma teadsin, et Eesti ikkagi liitub, et see oli lihtsalt minu väikene tagasihoidlik protestihäälekene kogu selle jama pärast, mis Euroopa Liit meile Maanteeametis tol ajal korraldas. Aga meil oleks mingi 6 minutit veel arutada seda teemat. Ma nii palju veel, et alguses sa juba rääkisid ka sellest, aga et ühe korra veel üle, et see teefunktsioonide teema, mis see endaga kaasa toob, et hollandlaste see näide, et kui sinna läbiva liiklusega teele tuua juurde jaotusfunktsioon, et siis see toob automaatselt kaasa need konfliktid, et seal täpselt see olukord ongi, et funktsioonid segunevad. Kui me räägime ohutu teedevõrgu printsiipidest, siis kõige olulisem on see funktsionaalsuse printsiip, mis on nii-öelda eeldus selleks, et üldse saaks mingisugusest ohutusest rääkida. Siin on ka teised printsiibid ja
kui me vaatame ka täna linnatänavate standardid kehtivad või ka mingeid muid nii-öelda projekteerimise norme, siis sageli on näha aastast tulnud selline diagramm, ütleme, mis räägib siis erinevatest teede liikidest ja siis juurdepääsu ja nii-öelda räägime voo funktsioonist või läbiva liikluse funktsiooni vahekorrast, siis selle ohutu tee printsiipide järgi läbisõit ja juurdepääs peavad olema selgelt lahutatud, et need omavahel kokku ei käi. Poisid, aga miks te selle pildi unustasite ära, kui te linnatänava giidi tegite? Ei ole unustanud. Sellega alustasime. Kuidas siis linnatänava giidi järgi tullakse välja Tammsaare teele kohaväärtusega kohtadega? Siin ongi see, et giid räägib ainult tänavatest ja ta ei räägi teedest. Ja me selles mõttes tõmbasime sinna ka selge piiri vahele, et võib-olla sellest giidist ja asjast võime teinekord eraldi rääkida, aga jah, selgelt need ohutu teede võrgu printsiibid, need said seal korduvalt räägitud ja selgitatud ja lihtsalt me keskendusime tänavatele. Tänavad on siis mitte ehitusseadustiku mõistes kõik linnas või alevikus olevad teed, vaid need teed, mis on siis tõesti palistatud ühelt või kahelt poolt hoonete või taradega, aedadega, kus on kohaväärtus. Meil on linnades teid, millel ei ole kohaväärtust, lihtsalt täna on see väikene juriidiline apsakas, ma ütleks, mis vajab korrigeerimist. Ja miks siin me ei räägi ainult nii-öelda teedest ja tänavatest, vaid nii-öelda voo puhul, kui me räägime inimestest, siis tuleb rääkida inimestest ja nende liikuvusvajadusest ja see liikuvusvajadus ei pea olema rahuldatud ainult siis sõidukitega või erasõidukitega, vaid ikka linnatingimuses seda voogu me saame rahuldada trammi ja rongi ja erinevate nii-öelda ühistranspordi lahendustega, aga mis võivad olla täiesti eraldi koridoris. No rong peab olema eraldi koridoris, et see meil, ja raudtee ohutus jätkuvalt on meil täiesti kohutav, aga see, et meil on raudtee keset linna, lõikab linna läbi ja jätkuvalt me paneme vastutuse inimesele, et tema peab suutma rongi hinnata, lähenemise kiirust ja nii edasi, et see on suht nagu absurdne. Aga täpselt sama absurdne on ka see, kui meil on Ülemiste ja Haaberste sõlmede vaheline magistraal, siis me selle magistraali äärde genereerime Tammsaare ärikeskuse, Mustika ärikeskuse või kaubanduskeskuse, Mustamäe kaubanduskeskuse ja nendega seotud liikuvuse probleemid ületavad ju otse Tammsaaret. See ei ole jumalast tulnud. Just nimelt, see on planeeritud. Ja me räägime planeeritud ohtudest, kõiki neid asju peaks planeerima jällegi, kordame üle, mõistlikult, et mis on see üleskutse siin, et tervet mõistust, analüüsi, sisulist kaalutlust ja kui meil on ikkagi selline kiire voo ja maakasutuse konflikt, vähemalt me ei peaks seda uut konflikti looma, me peame olemasolevad lahendama. Ja kui me ei saa seda lahendada, siis muidugi, mis me peame tegema seda, mida Transpordiamet tegi Uikala ristmikul, et tõi kiiruse alla, pani kaamera. Et esimene asi, et me peame tagama ohutuse ja see peaks olema nii planeeringus nii-öelda juhtmõte, aga ka olemasoleva keskkonna nii-öelda juhtimisel või kujundamisel, et ja igal pool, kus me jagame toetusraha, siis ma ei tea, võiks natukene nagu mõelda ja küsida, et kuhu me seda raha nüüd paneme. Ja kas see koht on õige, et see, et me anname filmilinnakule selle koha peale raha, on põhimõtteliselt ju vale.
filmilinnaku saab teha ka teise kohta, kus ta on ohutu, et ei pea tegema selle koha peale. Nii see kehtib ka kõigi teiste objektide peale. Nagu öeldakse, kinnisvara puhul kõige olulisem kriteerium on asukoht, teiseks asukoht, kolmandaks asukoht ja see kehtib ka ohutuse kohta. Ehk me peame seda asukohta kaaluma mitte nii-öelda arendaja rahakotist lähtuvalt, vaid ühiskonna nii-öelda vajadustest lähtuvalt ja kuna aeg on täis, siis me siit jõuamegi viimase slaidini. Ehk meil on planeerimisseaduse eesmärk ja küsimus on, et kas ohutus on kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutliku arengu eeldus või vajadus, et planeerimisseadus ei nimeta ohutust kordagi, samas ehitusseadustik kasutab seda sõna 69 korda, aga ehitamine on juba nii-öelda tagajärg, et nagu teate nii-öelda otsustuskõverat, et mida varasemas faasis tehakse otsus, seda suurem on selle mõju ja planeering paneb ikkagi selle nii-öelda paika alates asukohast, erinevatest nii-öelda suhetest, konfliktidest, nii et me peame sellest kohast hakkama seda ohutust vaatama, mitte siis, kui me anname ehitusloa. Siis planeering paneb pommi ja meie peame seda demineerima hakkama. No ja sellepärast ongi Transpordiamet on ju hädas või kahvlis, et kohalikud omavalitsused muidku planeerivad ohte ja siis tagajärg on see, et on palju liiklust ja liiklusohtu ja siis on vaja kallite teeprojektidega seda hakata parandama. No niimoodi me võime ennast vaeseks ehitada ja tõenäoliselt ehitamegi. Sest kõike seda infrat tuleb ka ju korras hoida käigus ja aga võib-olla me seda ei vajagi. Aga meil on aeg täis ja oli tore arutelu, head küsimused ja tõesti, Daniel, kui saad planeerijatele viia terviseid, ma tänan. Et ilmselt sellest planeerijate konverentsist üksi ei piisanud, mis eelmisel aastal oli ja sellest sõnumist, nii et tuleb aktiivselt trummi taguda. Ma loodan, et järgmiseks tunniks me saame midagi selle eelmise aasta analüüsi kohta rääkida. Väga hea ja kui see on veebruari alguses, siis võib-olla selleks ajaks on ka nii-öelda Transpordiametilt nii-öelda joon alla tõmmatud selle 2025 ametliku statistikaga. Küll natuke kardan, et see võib natuke rohkem aega võtta, aga... Liiklus statistika on esimese kvartali sees lubatud. Okei. Vot. Aga ma tänan teid kõiki ja loodetavasti te tänate mind ka ja siis ütleme jälle, et lohutuseni. Aitäh. Aitäh ja kuulmiseni. Aitäh, nägemist.